ahhaa, ahhaa. Ja. Tere hommikust sulle ka. Ahah, ja nüüd kui panin kaamera käima, siis jäid kohe mõtlikumalt vaatama, jah? Ei tulnud kohe itsitust peale, jah? Nüüd tuleb ikka järgi. Kindla peale nali. Ei olegi vaja keerulist nalja, on ju? Ja. No võtta. Tema sai meil nüüd kõhud täis. Ja. Nautis, peaaegu tund aega sõid, jah? Jah, jamps. Seal on siis tühjaks imetud emme. Jah, me oleme... Ja. Tema meil jah 100% ikkagi rammusel rünnapiimatoidu. Ja. Emme valib sul praegu uusi pükse, sest nüüd sa lähed mähkuboksi. No, vaatame kohe, mis siin näidatakse. Poja saab sellised riidetena silda. Tommi Hilvegere podi ja rohelised püksid ja sinised sokid. Okei. No niimoodi sobib sul küll külas olla. No praegu ka, sa oled siin praegu joogamees. Jogi. Tegelikult Merino riided on tal väga head võtta selle ilmaga. No jaa. Need paneme kuivama ja siis ta saab pääst nagu uuesti sülga. Nii ta on. Aga miks ta natuke märjad on? Sellest me ei räägi. Kas poja räägib sulle, miks need märjad on? Poja, kui suureks saab, siis vaatab kõik need videod üle, ütleb, kuule paps, tead. Nüüd on nii, et lähme koos ja kustutame. Ei jah, natuke filmime teda ka. Ühesõnaga, vaata pikk loba kohe sissejuhatuseks. Aga me ei olegi telgis. Ei ole? Ei ole. Ja. Me oleme Võukülas. Ja siin on Alvari ehitatud kämps. Jaa. Siin me oleme ise varem ööbinud, aga see oli eelmine aasta oktoobris. Jah, see oli oktoobris. Ja tegelikult pojas oled ka siin ööbinud siis tehniliselt. Jah, see on tõesti väike siis. Eesti pisikene viinamari. Ja, me käisime viimati siis siin oktoobris. Ja eelmise aasta oktoobris ja nüüd siis on 29. juuni. Me tuli meil õhtul. Ja siis vaatame, mis siin toimse. Magasime ühe ära. Ahah, okei. Räägime siis vahepeal. Ma olen pojaga juttu. No võt. Jah. Uus podi seljas ja mis podi? Podi ja püksid. Ja. Nüüd on tegudeks valmis. Emme vajab see varsti jälle magama. Ja. On tegelikult tunne aeg juba. Ja. No näed ikka, tema magas meil siin vankris. Siin on väga mõnus. Meil on üks uus asi ka. Seda meil õhtul juba katsetasime siin. Eks me näitame edaspidi veel rokit. Ja see teeb siis vibratsiooni, kui selle vankri külge paneb. Seal oli sellest täitsa kasu vist. Jah, vahepeal öösel ka, kui tahad aidata. Ja korra ju öösel ka sai pandud, et meil oli ega meil on ju see öörütm on ju teine sellise väiksega. Et me läksime vist 2:30 magama ja kell 2:30 oli pisikesel juba kõht tühi. Siis tuli söömine. See võttis umbes vist 4-ni aega. Mingi kell 11 magama või? Ma räägin meist. Tema magab kogu aeg. Nendel on aku nii kehva sööb täis. Siis tund aega töötab ja siis tuleb magama panna. Kui üle lased, siis on pärast raskem magama saada. Kes teab, see teab. Aga jah, see on siis selline kõigutaja, vankri kiigutaja. Et selline asi siis öösel ka aitas. Ja no võt, meie magasime siis siin voodites.
ja täitsa hea. Jaa. Selline rakett. Ja niimoodi jah, siin vankri küljes kinni ja niimoodi ta töötab. Siin siis veel magatakse. Siin vaikselt nüüd tagasi välja. Ei saa poissi üles rattada. Las ta magab. Ja mina saan siin nii kaua nautida seda ilusat ilma. Ilusad ilmad on vahest haruldased. Täna on meil vedanud. Peremees tegi kohvi ka ja et ajavad praegu toas laagrite asju, et Alvar jagas, et praegu juulikuus on siin nii palju laagreid tulemas ja järjekordki isegi. Kõik poisid soovivad kalastuslaagrisse. Ei mahu need kalendrisse enam ära. Aga noh, tänaan tuleb jah selline 27-28 kraadi. Sooja, kuuma. Et täitsa ju vahelduseks sobiv. Muidugi majas on hästi mõnus jahe. Kämpsis oli ka päris hea olla. Et sellel kämpsil on ju see eelis, et teed akna lahti ja saad selle ukse lahti teha, et saad panna ka selle ülemise õhustatuse, kus täitsa lahti ei taha jätta. Aknal on siis sääsevõrku ees. Et õnneks see päike siia tegelikult päris peale ei olegi paistnud. Et päris hea. Et mul on siin see kohver ka kaasas, see nüüd igasugu nodi täis. Mul on alati auto peal ta nüüd kaasas, kui kolmekesi välja sõit on, et seal on siis kõiksugu meie see nodi, et igasugused kuivained ja maitsained ja elektroonilised vahendid ja nöörid ja igasugused kinnitusvahendid ja muu. See alati siis koha peal võib vaja minna, ükskõik kus oleme. Täna meil siis telki küll kaasas ei ole, aga see-eest ikkagi. Nojah, ma ise ei teagi ju peast, kui palju Äll on näidanud oma ehitamisi videodesse või mis on liikmevideodes, mis ei ole. Et me ise oleme ka juba pikemat aega siis liikmed olnud YouTube'is, siis näeme neid videosid ju kõiki, mis siin koha peal avaldatakse. Aga no võtte, et teistpidi on alati siin tore vaadata, mis siin kõik jälle uut ehitatud on. Peremees ju muudkui ehitab siin. Loob nii palju kui jõuavad. Mis siis veel täna siis plaanid või? Noh, eks vaatame. Et põhiline põhjus ju eesmärk, et üle pika aja külla tulla, vaheldus. Et siin nüüd vahepeal me telkisime jaanipäevadel ka 3 ööd järjest, siis ei filmita. Ja nüüd siis enne kui lähme jälle telkima, siis ja vahelduseks ka kämpsis sõpradel külas ja vaadata, mis siis ilus ilmaga toimetab siin. Et homme teisipäeval lähme siis Tartu tagasi. Ja sellised paar vabamad päeva mul endal pisikesele ka vaheldus ja ega pisipojaga oligi vaja tulla, vaata, et tema ju meil televiisorit veel ei vaata, ei tohi 2-kuune. Ja kuidas sa siis näitad, kuidas koha peal ilu on, tuleb ise kohale tulla ja näidata. Et siis siin hommikul veel peale söömist käisime natuke ringi, jalutasime. Tema siis ju mul süles kõike uurib. Kõht on täis, siis on ju väga hea puurida. Et mis siin elu on, toimetused. Näed, ma saan aru, et siin Alvaril see uus lautee, seal on need kalavõtukohad. Et vanasti seda ei olnud.
ega me jah, suuremalt käisime siin eelmise aasta juunis, siis olime pikemalt, et siis käisime ka siin oktoobris korra, aga noh, siis oli juba selline pimedam, jahedam aeg, et tulime üheks õhtuks ja näed siin kalapüügi staap. Mina vaatasin huvi pärast, et tohoh, kas jõgi on kuidagi väga laiemaks läinud, et aga ju ta selline oli. Väga kihvt. Siin siis jah, suuri kalu, et vast proovime ise ka midagi püüda. Oleme ka kursis siinsete videode tulemustega, nende suurte kaladega, aga noh, vaatame. Siin saab siis grillida, sutsutada. Ma ei teagi, kas Alvar ise on oma hoovis sellist ülevaatlikku videot teinud, ei mäleta, et näidata, mis siin kõik on ju. Siin saab seda teha, siin saab toda teha. Siis ma igaks juhuks teen niimoodi siia sisse. Et näete, siin saab siis randuda. Tulete, kust te tulete? No, Võhandu jõkke tulevad igasugused veekogud sisse, et siis tulete kaugelt, ei pea ratastel tulema, võite mööda vett tulla. Pererahvas võtab teid siin siis vastu, paneb teid siin dokki. Või siis, kui tulete teist poolt, siis võtate siit paadi, lähete safarit tegema. Ja siis no, tulete oma saagiga, siis peremees paneb kohe siin suitsuahju käima, pakub teile pärast head kala, mis iganes, et suitsuahi on uhke, teete grilli ja noh, siis lapsed siin mängivad, teevad punktiskoori, püüate kala, teete siin eineid. Ma saan nüüd laste sünnipäevad, mis iganes, võimalused, romantikat ja saate koha pealt siit ju ka õnge kasutada. Näed, seal on spinningud, siin on pikad õnged ja et täitsa tipp-topp. Ja siis jääte ööseks või sõidate edasi. Ja. Noh, kes ei tea veel sellest kohast midagi, siis näete siin video all on üks link ka, et seal on siis kõik täpsemalt kodulehel kirjas, mis on siinsed võimalused, hinnakiri, nimekiri, kõik olemas. Oi. Aga suts läheb aega vist. Natuke läheb meil veel aega. Kohe ei pea autosse ja mis siis nüüd jälle hetkelt lähme järve äärde, võtame siis kõik seltsilised siin peale, 2 auto peale ja vaatame nii ilus ilmaga ju kõik kogunevad kuskile veekogu äärde. Ja no palav on nii õudselt, et peab vahepeal kastma. See on niimoodi, et vahetad särgi ära ja tunni aja pärast on see särk juba igist läbi imbunud, sest et õudselt lämbe ja palav on praegu väljas, et hullu maja. On. Mõnus, aga just siin Alvar vaatas enne ilmad, et ega see nädala teine pool tuleb jällegi vastupidiselt jahutav. Nagu ikka male laua. Et ega ei ole sellist keskmist normaalset ilma, et kas leotab täiesti läbi või siis kütab nagu surnuks. Ja. No näete, siin on siis pererahvas, võtab teid vastu. Nagu ma ütlesin, kas tulete paadiga või ratastega. Panete auto siia või randute senna, siis kõik asjad siin edasi hakkavad toimuma. Koer on hästi sõbralik. Hästi tüütu ka, olgem ausad. Tüütult sõbralik. Võtate küpsist talle, saate temaga veel paremini sõbraks. Ahah. Saate hüpata batuudiga. Vaat nii. Ja siis ma saan nüüd lähedal on järved. Saate ujuda sopis, saate ujuda järved päevitama. Meil on jah, siin Virosi järv on. Mis ta võib olla? 3-4 kilomeetrit äkki või? Pigem 4, midagi ma pakun, kunagi me vaatasime ka. Nii, siin saab ju siis ka küpsetada ja praadida. Kellile nüüd tegin kiiresti ühe eine grillvorstikese ja mulgipudruga ja tomatiga, et
imetavale emal on vaja rohkem seda energiat. Enne kui lähme järve äärde, siis sööb ära. Nii, nüüd toodi meid ühe salajärve juurde või noh, mis salajärve, kohalikud käivad ujumas, et nüüd siit läheme alla, ma võtan poja sülle, Kelly viib vankri alla ja siis seal vaatame, mis toimub. Pojake on nüüd siin, ei tohi äkitselt häält teha, siis ta ärkab kohe üles ja selline peidukas, peidukas ja selline ilus järv, seal on isegi selline vabakäigu tualette, et nii palav ilmaga on uks eest ära võetud. Siin on siis selline, et kes tuleb, vahetab välja. Viimased käijad on siis sassimehed olnud, väike lõke ja ujumine. Vist Alvar rääkis, et kalavõttu koht see väga ei ole, aga väga ilus maaliline vaade küll. Nii ta on. Eks ju? Ja. Ei ole ise veel proovinud suvel püüda, talvel pidi küll väga kehva koht olema, et üldse ei saa ja talvel ma olen 2 korda käinud ja tõesti ei saanud midagi, aga suvel no siin pidid olema, ütleme, suured ahvenad sees, et kui saab kala võtma, siis saab suurt ahvenat. Võt nii, mis mina siis siin vahepeal tegin, siin on selline, siin on 50 meetrine rada. Käisin 4-5 korda edasi-tagasi ja siis poja jäi magama, peab jälgima, et kas magamine jätkub, kui ei liigu. Ja. Nii, vahepeal me siin lihtsalt olesklesime ja toimetasime beebiasju ja nii edasi. Nüüd on pisikese jälle kõht täis. Lähme vaatame ula peale ka. Teeme värava lahti ja vaatame natuke vankerdamist, et kell on juba pool 6. Päike on natukene jahedamaks läinud, et sobib minna. Pisikese jaoks on meil siin päiksevari ka kaasas veel, kui seda ekstra vaja läheb, et teeme sellise väikse käigu. Kuidas siis noorhärrale nii-öelda päikesevari tekitada, et selleks ongi vaja ühte sellist riidetükki. Selle taga on tal parem olla, päike ei paista otse peale. Siis me siin natukene kõnnime mööda maantee äärt, et pikalt ei kõnni, aga natukene. Näed, siin oli just toonekored oma pesas. Lendasid meie pea kohale ja tulime neid natukene segama. Käib asja juurde. Ja vankerdame nüüd siin mööda põldude vahesid. Kuidas see laul käis, et pikk on tee... Kuidas see laul käiski? Kauguses kulgeb tee. See oli see film, no mis filmi kuma oli praegu? Pipernaadis oli see. Kuidas see oli? Tee on pikk on tee. Lõppu ei paista. Nii ta ei käida. Ühesõnaga, praegu meil hästi. Väike on ka pilve taga. Isik jäi magama, et see vankerdamine on vajalik. Ja nüüd hakkab see laul meil kummitama, kuigi ma sõnu ei mäleta. Aga meloodia kummitab. Nii ta käib. Härra ja me oleme nagu need päris orjad. Ei, tegelikult ei ole, me oleme palgalist. Mina saan 80 eurot kuus. Ja, mina olen nagu lihttööline. Et minule maksab tööandja 80 eurot kuus, on peenema nimega lapsetoetus ja Preili on meil siis kõrgema kvalifikatsiooniga, tema saab korraliku palga. Ja, võt nii. No näed, seikleja Keir jõudis ka Saaremaalt, et sealt tuleb pikk sari. Pikk sari. Jah, mälukaardid said täis ja
vanapidomadele pidi vahepeal teest ära kustutama, sellepärast et ei olnud võimalik peale enam filmida. Lõpuks ma kasutasin aparaadi enda sisemälu. Tema siin nüüd natuke ringutab ja mina vist vaatangi esmalt hakkan hoopis grillima, et siis võib-olla püüame siit kaldalt. Kõige lihtsam, et ma ei taha kellile ka jätta pisikest üksi ja siis vaatame, püüame kaldalt ja paneme grilli ja teeme friikaid ja ribi ja mis sa ikka teed siin? Jahedaks läheb juba, tuleb inimese tunne. Autos oli hea saun. Nii, kõige lollikindlam ja kiire, ikka sisse töötatud see grill, paneme käima, kasutame mugavusi. No näed, toimis. Jah, ja nüüd läks filmimiseks, et jah, kõik filmivad. Ma filmin natukene, aga ma olen ikka terve päev filminud teise nurga alt, nagu te praegu siin olete näinud, et siis ei kordu. Keir läks, tal on nagu, mis see nüüd on? See on nagu mobiilside levi, et pulk ees ja sellega nüüd sukeldud ja siis filmid kalad ka peale. Jaa. No jah. Selleks ma pean võtma ühe asja küljest ära. Muidu juhtub see, et see natuke läheb igaseks. Ahah. Sa nüüd näitad seda, milleks see kaamera tegelikult võimeline on ja see mikrofon ka ja... Ei, no selle tuleb siia nüüd jätta, sest muidu... Tema vist vett ei taha ja... Ma ei ole proovinud. Tema vist väga ei taha, jah. Ahah. Kuigi lumesest asi hakkama, sest üks minu vaatajatest leidis minul talvel kadunud mikri üles. Seal Palojärve ääres. Ja mul on nüüd 3 mikrofoni, sest ma suutsin vahepeal uue osta ja... Jumal äge, et keegi leidis ja saatis sulle. Jah, ei ma käisin ta töö juures siis järele, aga ikkagi... Kuskil lähedal siis Tartus. Tartu linnas oli, jah. Kui hästi vedas. Ja mis siis siin toimub? Nägu on sinnapool, aga no siis vaatamegi. Mis te siis siin? Ma teada, vaatas, mida seal vees tehti. Ahah, siit hea vaadata. Jaa. Supervisor. Jaa. Me oleme kõike jälginud siin praegu. Tema jah, paneme siia nüüd see täna natuke kõrgemale. Meie oleme seal all, tema on siin. Paneme selle võrgu ka. Kui vaja, paneme kaamera. Aga me kuuleme küll. Mis magab seal. Praegu on natuke vilum ka juba ja mõnusam ja et nii. Liha hakkab valmis saama juba veel juurde ja siis lööd friikad. Lihaga on see lugu, et ei, rääkige. Taustahelid on ka kasulikud. Siis on nagu näha, et siin toimub mingisugune olemine. Muidu kõik nagu haudvaiksed. Ühesõnaga, ega mul siin mingit pikka loba ei ole. Tuleb õllega kasta vahepeal, siis ei kõrb ära. Jah, kõik. Ei, siin on meie pellakene. Ja teeme siis kõrvale ka väikse friikartuli. Nii. Vot. Vähemalt keegi püüab kala ka ikka. Aga minu video mõte ongi see, et siin on nii palju muud teha. Et kui kalapüügiks aega ei jää, siis ongi just teile näide, et siin on palju muud ka teha. Nii, nüüd on liha söödud, friikad pintsli pistetud, noh, vähemalt minul, preilil ka. Ja siis kõige olulisema tegevuse juurde, see on kalapüük. Et Kelly ka siin midagi sikutab põhjast. Kas täna spetsialiseerume naadile või? Jah, jäi kinni. Ja pisik on mul ka nähtaval. Kohe näitan teile, mul on siin taskus väike PlayStation Portable. Et siin ma näen. Tema siis esimese kämpsi verandal praegu magab. Sääsevõrk on ka ilusasti ümber, on vankris. Ja siis ma näen kohe, kui midagi toimub, siis reageerin.
kämpsi veranda on seal. Ja Kelly sai ühe irne, jah , pikliku irne. jah , No ja seegi, see on parem kui mitte midagi. jah . esimene Õige. algus tehtud on ju . Algus on tehtud. Yes. Ja. Nii, kaua siis emme kala jõudis püüda, enne kui pisike ütles SOS, et tahaks midagi. ma ei teagi , 15 minutit , 20 minutit . Võt, kvaliteet. Mis sa kätte said? Mitte midagi . Ikka meil on ikka kaadri peal üks roheline piklik üks hernekaun jah . hernekaun ka. Jah. Mõtle, talle õnnestus püüda kogu jõest ainuke hernekaun kätte. jah , See oli võib-olla veel eelmise aasta hernekaun. no vot , See on hästi säilinud. no vot . Ja need pisikesel on meil siin lugu, et tema vast lutti ei tahagi, sest tema näpud on nii maitsvad. Annan talle lutti viskab välja. Pistab pöidla suhu. Jah. Ma saan aru, et pöidlad on ju maitsvamad, kui nad kiigistad ja nii edasi, siis on nagu siin soolad ja... Teab, räägib meil. Oot siin jah, niimoodi väiksed grillid veel. Keir on ikka veel vees. Ta läks vette, kell oli 6, kell on juba 10:30. Vot, see on kõige parem näide, kui mõnus sopp see on. Et siia tasub tulla. Jah, meie siin igatahes natuke eenestame edasi ja ajame juttu ja õhtud on ju veel valgeid ja kenad ja siis nii see kellake tiksub. Varsti lähen magama ja meil tulevad veel need öösöömingud. Kell 2:30 aetakse üles ja kell 6 aetakse üles, et meil on siis omad rütmid. Nii, teisipäeva hommik, või noh, juba enne lõuna. Ja päike on ikka sama vägev kui eile. Siis väiksed eined, eilsed grillid, väiksed söömised. Siis vaatame, Kelly tuli hommikul veel kala proovima. Kuidas läks see? kehvasti . Mitmes hommik sul nüüd algas? 3. Kolmas hommik. Okei. No näed, siin on hea see esimese kämpsi verandal tal magada sellise palavama ilmaga. Vankri toomegi siia jälle. Siin ta siis chillib, õhk käib ringi, mõnus olla. Nii, mina olen siin pisikese Bellaga. Tema siin magaks. Natuke kiigutan teda ja siis Bella valvab ja mul on seal, näete, nurgas beebikaamera ka. Ja Kelly on seal, proovib kala püüda. Praegu on päris soe. Kell on 12. Et siin hea ilus istuda tegelikult ja omada siis seda ülevaadet. Ja siis kiigutada pisikest ka. Seis on nüüd siis selline, et ega mis siin ikka, oleme puhanud ja nautinud ja tõenäoliselt käime veel paadiga jõel. Kelly jääb pisikesega siis rannale, maismaale, et siis kui suurte saakidega tagasi tuleme, siis Need saak ka mahuks paati või? Jah, et nemad on siis siin lehvitavad tulijatele ja minejatele. Ja tema nüüd meil siin jälle sõia. Tal ka hea olla siin nii-öelda õues selle palavusega, sest ilm on täna päris suviselt ju kena. Et ei saa mitte midagi kurta. Ja noh, üks järgmised päevad ju pidi jälle vihmale minema. No, teeb seda koogelmooglit, et kord siis vihma, siis pilvi, siis päikest, vihma, pilvi, päikest, vihma, pilvi, päikest. Aga vahepeal on ka siis sellised lauskenad ilmad. Igatahes siin kämpsis ja alumises kämpsis on päris hea, need on sellised varjulisemad kohad. Et täitsa mõnus.
mis siin siis nüüd veel? Pisikene hängib oma vankris, veel magada ei soovi. Preili meil loeb siin mõnusalt raamatut. Ja nii see käib. Vahest ta loeb ka ette pisikesele. Et siis kõige parem pisikesele lugeda selliseid, mis lugusid sulle meeldib kuulata. Artikleid ja ajakirjadest. Seadusi. Seadusi. Siis jääb Preili ka magama. Põhiseadust. Ja. Teile meeldib jälgida seda kamerat, jah? Šahmapahva, kõige parem niimoodi olla on ju. Ei ole pükse, ei pea šokki olema. Mähku, siis see on see Merino villast podi. See hingab hästi. Väga peen asi, selle said sa kohe tervelt 1 euroga ja... Ei, see ei ole see. See maksis 10, jah. Oi, see maksis 10 eurot. Aga Merino püksid. Need ma sain küll 1 euroga, jah. Vaat, kui nad kraamime, leidub kirpukatel. No näed, nüüd läheme jõele ka. Maimud on püütud. Siin on pisikesi vahvaid tegelasi. Natuke väikse võitu, aga praegu suuremaid ei saanud, et piiri peal. Ega palju väiksematega püüda saagi, konks tapab ära. No vot, ja siis on meil käsilõnged, näed, ilusasti taevasse ja läheb ahvena püügiks. Mina ei ole maimuga ahvenat püüdnudki, nii et selline uus elamus ja kellikene jääb siis siia maismaale lehvitama, et tema siis valvab pisipõnni. Siin nagu seisev koht, et siin meid see vool ei sega. Nüüd ongi karm värk. Väiksed maimud on konksu otsas ja kus see toidu vahel siis käib, et nüüd seda võiks siis suurem ahven näksata. Isegi haug võib-olla, aga usume, et ikka ahven tuleb. Kuigi ma arvan, et haug võib ka. No vot, siin 2 paadiga Võhandu Amazonases. Väga kena, et siia poole ülesvoolu ei olegi tulnud. Ma ei tea, kus ta nüüd pasib praegu. Siit ei tulnud. Ma olen korraks keerist mööda sinna teisele poole. Sellised väiksed maimud on siis otsas. Jaa, mis asja, ongi turb hoopis tuli mul maimu peale. No näed, aga esimene kala. Väike turb tuli maimu peale, aga ikkagi kala. Tuli aga jälle see samune. Turvas number 2. Aga see pole isegi turb ju. Ei, see ei olegi, see on keegi teine. See on viidikas. Viidikas. Mis nali see nüüd on? Ma sain maimuga viidika. Lihatoiduline viidikas. No Selga. Jah, kala ei ole liha, aga kalatoiduline. Aga ma jätan selle alles, et homme poistele kalastuslaagrisse. Jah. Mis ta on? Natukene eemale. Oksti. Ja on olemas. Oi, see on nüüd. No näed, midagi saab ikka kaasa. Lõpuks saime ühe suurema turba ka kätte. Jah, tehtud. Vot, see läheb küll kaasa meile. Proovime midagi head siis. Kontrollime igaks juhuks üle. See ikka turb, jah, see ei... No vot, selline
kilone poiss tuleb kaasa, näed, teine veel täitsa värskust täis. Puhastame ära, võtame kaasa. Siis nagu siin Äll õpetas, üks video tuleb panna siia sisse igasugu head paremad sibulat peale ja sisse kõik ära marineerida, maitsestada ja läheb ahju friikartulite või kartuliga. Vaat nii. Oot nii, 48 tundi ja pluss veel on nüüd mõnusalt mööda saadetud. Eelkõige suur tänu võõrustajatele, Alvarile ja tema kallile kaasale. Kes on siin seina taga praegu? ja siin võt selline veel meil see istumine on, siin läheb homme jälle mürgliks, terve juulikuu on siin üks laagrite ralli, nii et kes veel tahab, te peate hakkama mõtlema, et kui tahate veel oma pisikest siia kalastuslaagrisse, et äkki veel septembris on ruumi, et võtke Alvariga ühendust. ja kui muud romantikat tulete, võtate veinipudeli, juustusnäkid, paadi, õnged võite jätta kaldale ja lähete ja teete niisama. Ka see on väga-väga hea ja olete oodatud, on ju? Ka koos perega. Ja imikutega ka. Et meie nüüd 2 kuusega käisime, et teie võite isegi veel nooremaga tulla, kui julgete. Aga võite otse ja perenaine ütles, et otse sünnitusmajast ka võetakse vastu ja igatahes, vot nii, siit side lõpp ja näeme varsti jälle, teie tulge siia ja minge loodusesse, tšau. Tšau. Brrrr.